tere hommikust, internet. On hommik ja ämmakist on see. Tänane hommik tuleb teistmoodi, mul ei ole nimelt, mul sai gaasi otsa. Ja mis tähendab, et siis ma ei saa kohvi siin teha. Ja see tähendab, et ma sõidan siis kohe hommikul, panen oma asjad siin kokku ja siis Taugapilsi mingisse tanklasse, kuhu ma pean minema tankima ja siis võtan sealt hoopis kohvi. Tšempioni teine Taugapilsis. Läti agraarpunki Tolnaja küla lähistel. Järjekordne minitorn Putnusaala vist. Ma arvan, et see mingi linnuvaatlustorn. Niivõrd kuivõrd. Siin tornis käis ära. Jah, siin on mingi linnu teema on. Kakud peavad jahti siin põllul, ma arvan. Taugapils on jäänud must praeguseks umbes 25 kilomeetri kaugusel. Üks lend siin on. Siuke vaade siis siit tornist. Koht on see Läti tett, nagu iga teine tett ka siukene vaatamisväärsuste tuur. Siin on mööda järjekordsest mõisast. Jah. Täitsa noobel, aga veel ägedam on seal. Seal on kohviautomaat. Ma vaatan seda ka. Nii siis. Nüüd kaardiga täitsa maksta, mida me tahame. Kahvi arbienu, piimakahvi, cappuccino, kahvi latte, flat white. Ma lähen cappuccinoga, ma arvan. See on ikka ülgis pina. See on siuksed aparaadid. Eetile võiks need veel rohkem. Ja siis võiks tetiõli aparaadid ka. Saldides. Ja väga ägedad vaatad siin pilbise taeva all. Võimas. Ja, ilus. Ma ei tea, kuidas ma seda praegu filmida õnnestub, aga jõhker viht peab siin olla. Ja mööda teed voolab nagu kuradi teest on saanud äike, teest on saanud kuradi jõgi. See on ikka päris raju lõpppäevale. Varsti õht on käes juba, et see laagerplats ei ole enam kaugel, aga siukene karauul.
noh, äge, rihm on soe muidugi, aga noh, sa ei näe, siin tees on nagu nii roopad, vesi on roopad sisse olnud ja nüüd on, sõidad üles mäge, vett lahmab vastu nagu mööda jõge sõidaks üles vastu voolu. Äge, täiesti juhuslikult, ma ei tea, mis siin on, leidsin keset vanad kiigiplatsi koos katusealusega. Ja nagu vau, okei. Yes, seda oligi vaja. No siin on hämmakepuid ka mõnusalt. Ja kõik saab olema äge. Kui jah, vihm järgi jääb. Et ma usun, et ma jään nüüd siia. See oli küll praegu õnnistus. Siuke vesi tuli alla mööda teid. Fuck. Nende terviseks käes täitil. Ja nüüd ma istun siin ja vaatan oma mootorratast ja mõtlen, milline oivaline mootorratas see ikka on. Et läbi siukse jama ei jätnud mind hätta sinna kuskile. Tõi kohale. Vihmariietest pole nagu miskipärast mingit tolku olnud, ma olen ikka märg nagu kalts. Järjekordne hommik, ei teagi enam mitmes. Et päike tuli just välja, see on positiivsed riided on kõik alles märjad, aga asjad olen ma kokku pakkinud, arvud ära plaasterdanud, rattad on sama hästi kui sõiduvalmis. Ja mina ka. Siin veel püüavad päikesekiirel märjad kindad. Jakk, seal on sokid, rõvedad märjad. Aga see ongi seiklus. Näeme teeme. Veits naljakas sõiduväärg tuleb sellest, jah. Sõites ma filmida ei saa. GoPro vedas alt jälle. Aga siia minu selja taha jäi nüüd jälle üks väga äge lõik. Täpselt siuke koht, kus sa olla ei taha, kui korralikult vihma sajab, sest teed on kõik roopas. Sügavad augud. Aga praegu oli nagu äge kurviline üles alla. Algus oli just normaalne tee, aga siis läks üks Heinamaa teeks. Ja just enne seda, kui Heinamaa teeks läks, oli üks talu, mille hoovist kargasid välja koerad, kes siis aitasid mul otsustada, et tuleb ikka edasi panna, sest et kuradi
Lätis siin Latkala piirkonnas on kombeks, et ega sul kuradi koeri keegi ketis ei hoia. Valdavalt ei hoita. Ja siis nad sööstavad välja aukudes ja kuradi lendavad rattale peale. Nad jääb nii närvi see. Kuradi fucking sunnitised. Et sa tead, et sul loom jookseb välja. Hoia kind ja siis autoga on võib-olla suva, eks ju, aga kuradi rattale jookseb sulle ette või kuradi külje pealt sisse. Oled ise siruli, on koer vigane. On vaja sihukest asja või? Ei ole. Võt. Aga 32 külpi on veel seda teti juppi ja siis on veel üks jupp vist, mida ma ei ole sõitnud. Seda ei ole väga pikalt, et ilmselt täna öösel veel ööbin kuskil Lätimaal. Ja homme siis juba tagasi. Praegu täna oli väga aeglane hommik oli. Lägin natuke riietul võimuda ja nüüd muidugi sajab jälle. Tibutab mingi väga hullu saab ja ma ei viitsi vihmariidet selga panna. Teile ma panin vihmariidet selga, aga sellest ei olnud kasu midagi. Vihmariided olid seest ja väljastpoolt nagu kalt märg. Ja kogu mu varustus oli ka märg, nagu ma juba näha oli. Jah. Nii et what's the fucking point? Siin nüüd väga raskeid lõike enamasti ei ole. Üks punktiirrada läheb metsas, et me vaatame, kui ma seda võtan. Märjaga on need teed siin suhteliselt koledad. Võt. Aga murrame edasi. Saab küll rongi jälle jääda, just sõitsin üle ja siis nägin, et rong tuligi. No ja nüüd siukse koha peal. Vaatasin, et Tett läheb kahtade koha peal, lähen väikse, võtan alternatiivse tee. No ei ole kindel, kas see lihtsam on, aga siit umbes 200 meetrit peaksin saama Tettiga kokku. Seal kuskil all. Noh, ehk saan. Või siis tuleb üles tagasi tulla. Siiamaani veel olen siukse koha peal, kus ma pääsen tagasi. Peaks minema. No võt. Siuke käis jäkkesed teed. Siit ei ole ringiga mindud. Ma nihutan lihtsalt eest ära neid ja pole hullu. Ei viitsinud nihutada. Lüksin kõrvalt mööda. Nii, see teiselt poolt Taugavapilsi tulev tetilõik on ka nüüd tehtud. Ja nüüd olen juba selle tetilõigu peal, mis viib mind tagasi Kesk-Lätisse, sinna Riia poole. Tegin siukse peatuse sellises küll öelda looduskaunis kohas, jah? Põllud. Tšekkige seda hoonet seal minu taga. Ma olen praegu Jaunklast mingis siukses kohas. Sõitsin sealt mööda, tulin sealt mööda kitsast rada kõrvalt mööda ja lõhna järgi ma ütlen, et see on õlletehas. Ja seal tundub olevat õlletehase pool, mis tundub olevat praegu suletud. Aga üldiselt
väga toreda koha peal olen jõudnud. Otsin siin kämbi kohta ja jõudsin väga veidrasse kohta. Läti kõige kõrgema mäe läheduses. See võiks olema seal hotell. Väga spooky hotell. Selles mõttes tundub nagu maha jäetud ja samas ei ole ka. What the fuck is happening here? Ühtegi inimest. See võiks olema hotelli parkla. What the fuck? Lõpetasin ikkagi ja valisin Läti kõige kõrgema mäe tipu ööbimiseks. Siin ei ole küll ametlik ööbimiskoht, aga mul ei ole siin väga midagi valida. Ja siin on need 2 puud peaks sobima hämmaki jaoks ka. Ja loodan, et sellest suuremat jama ei tule. Ilus on küll. Kell on juba 9, et ei saa siin väga rohkem ringi tuule peale. Siin on info. Fuck yeah. Nende terviseks K-State'il. Milline päev. Külg sai maha pandud korraga, mis külg maha, aga ümber vajutada, mutta kinni jäädud, välja rabeletud. Praegu just alles sain hämmuk ülesse. Mis jalgade peal toimub jube. Sääsed ja kihulased ja kimolased. Elu on ikka seiklus. Istun Läti kõige kõrgema mäe tipus. Ja söön ja loobin laiali marineeritud kana poolkoivi. Päris punka. Täna on ilmselt reisi viimane hommik. Kell on 5:30. Veidu oli säädetki. Ja ei tea, kas ma magan rohkem. Nüüd ma peaks.
Dublin võiks siin küsida. Paremale Kristi, vastupidi paremale Vespie Valga, selja taha Inesi, vasakule Kirsti. Veel palju toredaid kohti. Aga täna on siis süüksed teed. Ja maastikud. Jausaks. No vot, mina puhkan siin tee ääres, aga nemad jooksevad. Täna ongi selline loomade päev, et käed jäävad lükseks. Kõigepealt nägin revasekutsikat tee peal. Algul vaatasin, et on kass, aga oli hoopis rebane ja ei teinud üldse. Oli väga uudis, pidurdasin enne teda maha, ta ei hakanud isegi ära jooksma, siis hakkas seal, vaatas mind, keksis natukene ja alles siis, kui tasakesi liikuma hakanud, siis pani võssa. Teine kohtumine oli niimoodi, et sõitsin mööda mingit metsavahe teed või niisugune võsa oli. Vaatasin, mingi loom liigub võsas minust paremat kätt. Mõtlesin jälle mingisugune suns, koer tuiskab sealt välja. Tegin siukest koeratõrje taktikat või siukest põike taktikat, et lasin korraks hoo maha ja siis kiirendasin. Siis kui ma olin kiirendanud, siis ma nägin, et see ei olnudki koer. See raisk oli põder hoopis, kes samal ajal ka kiirendas, kui mina kiirendasin ja hakkas üle kraavi tee peale hüppama, aga kuidagi viimasel hetkel nagu kuidagi pumm tegi teispoole hüppe või mingi haagi sisse, et oleks peaaegu põdraga kokku saanud. Aga see polnud veel midagi. Siis mingi pool tundi hiljem oli juba siuke korralik nii-öelda küladevaheline kiirtee siin. Kruusakad siin on. Noh, siuke normaalse kiirusega mingi 70, 80, midagi siukest. Ja siis oli paremat kätt jälle oli siuke kuradi vall oli tee ääres. Ja sealt valli tagant järsku hüppas kits välja, nagu sööstis välja. Nagu multifilmis, kael sirgu, pea kuradi ette sirutatud jalad kõhu all lennus. Paar meetrit minust ees niimoodi torm. Ma ei jõudnud midagi teha, aga kuidagi tajusin silmanurgast, et silmanurgast nägin veel, et üks vend sööstis veel ja siis oligi niimoodi, et umbes üks pani napilt eest läbi ja teine napilt tagant läbi, et see 2 torpeedot lasti minu pühte, aga pääsesin puhtalt. Ja ega siukses olukorras nagu ei olegi midagi teha, sa ei jõua reageerida, kui sul on nagu sekundi jooksul on kõik juba läbi, kas käib pauk või käib pauk ära. Vaat. Pärast seda natuke rahulikumalt võtsin sõitu. Mõtlesin, et kui toimub kokkupõrge, siis parem juba olgu see väiksema kiirusega. Aga vaat. Nüüd siis edasi. Sinna poole. Tagasi on mingi ilge ring minna ja siit on ainult mul 2 kilomeetrit suure teeni.
ma lähen siit natuke läbi, 500 meetrit, siis pööran parema. Meil on ka suure tee peal. Okei, napilt sain läbi siit. Ja siis selgus, miks see siia pandud on. Kõik töö on katki. Kõik töö on katki. Minu mekaanik 500 eurot. Fuck. Võta. Nüüd ma pean tegema mingi megaringi. Tee siukseks muutub. Siis seda valeti natuke ärevaks. Noh, see on lihtne, aga kui milliseks see kulgeb edaspidi, ei tea kunagi. Ja ma vaatan, siin on kilomeetrine lõik, et kui palju õudus 1 kilomeetri peale ikka mahub. Mitte väga palju. Aga võib-olla ikkagi mahub. Et siuke kraav on ees ja siia on vett voolanud. Jalati on märjaks. Aga ma ei tea ju. Okei, siin on madal. See on jumala madal kõigi. Aga mis seal on? Nagu minna. Siit, on natuke libe. Ja nüüd läheb huvitavaks. Kui süga see on. Siin läheb juba peal. Läheb veel. Olen juba natuke murane ja läheb veel sügavama. Ja siin on ilu. Selle ma ei hakka minema. 13 saadik vees. Ja kui sa siin ratta külli paned, siis on jälle mootor vesimootoris läbi õhufiltri. Tähendab, et tuleb küünal maha võtta, aga sellel Hondal küünla maha võtmine on üks pain in the ass. Paagi maha võttes on lihtsam, aga jah, mul ei ole enam aega ega vist ka tööriist. No tööriist väike on, et paak kätte saada. Aga mul ei ole piisavalt pikki võtmeid, et küünal kätte saada ilma paaki maha võtmata. Et teen väikse tiiru ja jätan selle vesise koha vahele. See on jõhkralt sadanud, muidu saaks seda tehtud. Nagu Venemaal oleks. Tegelikult küll mitte, aga siuke tihe gaasik. No võt, Läti lett pakub siin natukene enne stretchit veel siukest võimalust mäkketõusu proovida, siukest liivast. Ma jätan selle vahele. Ma hoopis proovin sokk natuke väänata, äkki hakkab parem. Vaatame. Sääsed kohe tulevad. Fucking hell. Pärast tuleb nüüd jälle jalga panna. Jah, see on jälle rõve, aga nagu korraks ära võtta. On ka hea. Ja jõudsingi trenchisse. Olen siin olnud juba korduvalt seoses Tetiga.
Läti radasid tehtud, siit jooksevad läbi väga paljud Läti rajad, et kes kunagi Läti teeb, siis suure tõenäoliselt satub ka siia samasse tanklasse ja võtsin endale selle tähistuseks ka siis ühe alkoholivaba pruusa ja siit edasi viib mu tee siis koju Eestisse. Juba laupäevast saadik olen teel, täna on reede. Veel kord siis nende terviseks, kes date'il. Aga ma ei oleks suutnud seda teha ilma selle rattata, mis pidas vastu, ei vedanud kordagi alt. Model Legend.